Mina olen Kristira ja näitan teile, kuidas kasutada sellist joonistusrakendust nagu Doodlepadi. Kõigepealt valime tausta. Siin on siis erinevad pildid või siis lihtsalt ühevärviline taust. Mina võtan praegu selle sama valge paberi. Siis selle pulga alt on võimalik valida joonistusvahend. Nii, siin on siis pintsel, kriit, siis on selline nagu, et saab pritsida peale ja näpuga hajutada ja siis kõige viimane on kustutuskumm. Nüüd ma valin siis oma pintslile sobiva laiuse, valin värvi ja saangi joonistada pea. Nüüd juuste tegemiseks ma teen oma pintsli natuke laiemaks. No, teeme silmad ka. Siis siit kõrvalt on mul võimalik valida mõni tore tempel, mis mu pildiga sobib, no näiteks panen emale kaela G. Siis lisan siia veel näiteks ühe toreda liblika. Siis on võimalik selliseid mustvalgeid pilte juurde panna, mis on siis sellised suuremad pildid ja lisada teksti. Nii, kirjutan valmis ja siis siit alt kinni hoides saan ma siis vedada selle teksti sellise koha peale, nagu mul vaja ja panen done. Nii, siis kui mul midagi valesti läheb, siis vasakul pool nurgas on selline nool, millega ma saan siis ühe sammu võrra tagasi võtta ja prügikastist kustutada terve oma töö ära. Ja selle võtme alt leian siis selle, kuidas ma saan salvestada. Save to photo album tähendab seda, et ta salvestab pildi kenasti siia tahvelarvutisse. Valin selle. Ma võin muidugi saata ka meili peale või jagada muul moel, aga meie teeme just praegu seda. Ja nüüd on see kenasti salvestunud mulle fotos kausta. Mõnusat katsetamist teile kõigile!